kuna see viiruste värk on juba päris hulluks läinud, siis jagan paar õpetussõna. Kõigepealt võtsin need näited sõprade seintelt, loodan, et nad ei pahanda, sest usun, et eesmärk pühendab abinõu. On küsitud, kuidas ma tunnen ära viiruselingi ja mitte viiruselingi. Esiteks, kui sa näed mõnda linki ja sa ei tea, kuhu see võib välja viia, siis pane korraks hiirekursor lingi peale ja ise samas vaata alla vasakusse nurka, vaata, kuhu nool läheb, näed, siia kohta. Siia tekib lingi nimi, näed, sinna tekkis praegu mingisugune purstlauter.info. Ja nüüd ongi nii, et kui sa näed seal punkti taga mingisugust infot, siis ole ettevaatlik, üldjuhul ongi need viirused. Seal peaks normaalselt olema siis kas mingisugune Facebooki link, Facebook kuskile või siis YouTube, aga kui on miski info, siis on see enamuses viirus. Kui ma panen näiteks nüüd siia peale, siis nagu sa näed all, paistab kenasti, et YouTube viib kuskile YouTube'i video juurde. Nii et ennem kui vajutad linki, hoia korraks peal ja vaata alt, kuhu ta viib. Praegu sellel viirusel on siin all küll 3 nuppu, aga tavapäraselt on nendel viirustel ainult jaga all, selle järgi võib ka aru saada. Siis, kui on mingi selline pilt videost ja sa näed siin käivitusnuppu, siis siin konkreetselt on see käivitusnupp kontrastselt eraldub pildist, et sa saakski nagu siit otse käivitada selle. Aga kui sa nüüd vaatad siit seda pilti, siis nagu sa näed, see pilt on taustaga ühte sulanud. See tähendab, et tegelikult see ei olegi miski video. Ja kui panna siia peale jälle kursor ja vaadata alla, siis tõepoolest sealt tulebki välja miski info, mis on jälle link viiruse juurde. Põhireegel on siis see, et ennem kui kuskile klõpsab, võta aega mõtlemiseks. Aga kui juhtus nii, et sa klõpsasid siiski, siis palun vaheta ära kohe oma Facebooki parool, sest kõik need viirused tegelevad just nimelt sellega, et võtta üle sinu Facebooki konto ja hakata saatma sõprade seintele ja kuskile mujale andmeid ja iseennast edasi. Nii et siis veel kord, ole ettevaatlik. Aitäh!